Maaülikooliga on Targa Maja kompetentsikeskus siis jõudnud lõpule ühe uuringuga, mis uuris Targa linnaruumi näiteid Läänemere-äärsetes riikides ja Euroopas ja sidustas ta ära ka meie Targa Maja kompetentsikeskuse nii-öelda kontaktalaga ehk tänavatega, tänavaruumiga, linnaruumiga ümber Targa Maja kompetentsikeskuse ehk siis Keskväljaku, Parkali tänava, Adolfi tänava ja siinsama Aguaisise platsiga. Aga ma ei tea, kas Lauri, sa räägid nüüd sellest või see jääb meil Siiri Röömeri viimaseks ettekandest, et sinu pealkiri on väga intrigeeriv nii-öelda Targa linna vastu. Kas sa nüüd keskendud ka Rakvere näitele või sa räägid natuke laiemalt? Ma räägin laiemalt ja sissejuhatavamalt, et Okei, aga siis me selle uudisväärtusega asja avaldame siis kell 13.30, kui siis Siiri hakkab rääkima ja mul on selle jaoks välja mõeldud uus sissejuhatus, aga kuulame siis, mida Maaülikoolist Lauri Lihtmaa ütleb Targa linna vastu ja võib-olla ka poolt. Suur tänu meeldiva sissejuhatuse eest. Mul on suur rõõm siin teie ees seista. Ja minu pealkiri on tõepoolest intrigeeriv, et siin on kirjutatud väga ilusasti Targa linna vastu, aga te näete, et seal ei ole mitte ainult hüüumärk, vaid seal on ka küsimärk. Nii et see pealkiri on pigem provokatiivne selles kontekstis. Ma ise tulen Eesti Maaülikoolist, olen doktorant seal, tegelen igasuguste linnaga puudutavate probleemide, küsimuste ja projektidega. Minu huvialad keskenduvad nii hoonest, ma olen ka passiivmaja konsultant, nii et ma jagan ka hoonet väga detailsest küljest ja samas mind huvitavad ka linnas suuremad ja komplekssed protsessid selle juures. Ja Tark linn, kus selle uuringuga oli minu jaoks nagu esimene kokkupuude nii sügavalt Targa linnaga, ma ei olnud varem sellistele teemadele sügavalt keskendunud. Nii et mul on väga ilusti toodud ka siia see mõte, et fragmente nutika linna diskursusest, see tähendab seda, et see temaatika on lihtsalt äärmiselt suur, lai ja kompleksne, nii et ainuke, mis ma saan täna selle väikese aja jooksul teha, on siin võib-olla natuke intrigeerivaid fakte tuua välja ja see jääbki selliseks fragmentideks. Ma tahaksin alustada ühest väikesest katsest, et alati on hea peale sellist kosutavat lõunapausi, et inimesed tahavad magama jääda, siis teeme väikse hääletuse siin saalis. Et siin on kõik hästi palju toredad inimesed koos, kõik on juba eilsest ja tänasest päevast aru saanud, et mis see nutikas linna on, peas keerlevad võib-olla juba uued mõtted. Ma näitan teile 2 pilti ja siis ma palun teie häälitsusi saalist, mis te arvate, et kas see on nutikas lahendus või mitte. Ehk siis esimene pilt näeb välja selline. Tegemist on siis IBM-i väikese promoveerimisega nende trademark Smarter Cities võiks öelda tootele. Tegemist on siis sellise kaldteega linnaruumis. Olge ja tõstke käed üles, kes peavad, et see on nüüd Smart City lahendus, see on nutikas lahendus, et tõstke käed üles. Okei, nii vaata, palju sealt nüüd on. Siit on 1, 2, 3, 4, 5, sealt on umbes, ma arvan, et kuskil 30% umbes sellises hulgas. Nii et sellist valdavat enamust ei ole ja mulle tundub, et isegi mitte poolt ei ole. Ma näitan teile nüüd teistsugust pilti. Nii, siin me näeme siis sellist liivakella, mis on valgusfoor. Ehk siis me näeme päris kaugelt juba ära, et kui palju meil on aega jäänud sellele, et järgmine fooritsükkel tuleb peale, sama ka teiste värvide juures. No, tõstkem nüüd käed püsti, kes leiab, et see on nutikas lahendus linnas. No näete, on rohkem. No, mida oligi tarvis tõestada. Et millegipärast ongi niimoodi meie see aju nüüd valmis saanud sellest Smart City mõttekäigust, targast linnast ja nutilahendustest, et kui elektrit sees ei ole, kui elektron ei liigu kiiresti 2 poole, siis põhimõtteliselt me ei pea seda enam nutikaks lahenduseks ja ma arvan, et see on üks nagu fundamentaalne probleem tegelikult selles asjas, et me hakkame välistama selliseid lihtsamaid, passiivseid, elementaarseid, tarku lahendusi linnas ja püüame kõike nagu viia sinna tehnoloogia, infotehnoloogia sinna elektrikanti. Et võib-olla see on selline ohumärk, et me peaksime tõenäoliselt natukene vaatama ka selliseid lahendusi, mis on pigem nagu passiivsed. Et see mõttekäik tuleb tõenäoliselt ka passiivmajadest, sest esimene asi passiivmaja disainil on see, et me kasutame passiivset päikeseenergiat ära. Me ei pane enne ühtegi mehaanilist või elektroonilist süsteemi hoonesse tööle, enne kui me oleme kõik muud asjad nagu korda saanud. Mulle tundub, et linnaplaneerimis on umbes sama teema. Me peame saama selle ühe loogika kõigepealt korda ja siis tasapisi täiendama seda erinevate infotehnoloogiliste vahenditega. See fragment, mida te siin taga näete,
siia natuke mõningaid pilte mul endal ka juurde lisatud, aga suurem osa sellest pärineb nüüd Google'i otsingumootorist, et kui te võtate kätte, panete jutumärkidesse Smart City ja panete Google'ist otsima pilte, siis teile tuleb mingisugune pilt. See on huvitav, et tänapäeval võiks igasugust otsingut uute terminite ja mõtete osas alustada piltidest. Ehk millised on need mentaalsed mõtted meil, arusaamised nendest kontseptsioonidest, ja see on päris põnev. Kui te näete siin, et siin on nägusid on siin vähe, enamus on sellised, kas siis mingisugused konkreetsed projektilahendused, siin on päris palju skeeme, graafikuid selle sees, kõik nad siis liigenduvad siis Smart City'le. Ärge muretsege, ma kõiki neid pilte siin, mis siin on, läbi ei käi, et siis me istume siin hommikuni. Aga ma tahaksin näidata ühte momenti, et kui me paneksime sinna sisse jutumärkidesse tark linn eesti keeles, mis me siis saame? Hopla, me saame sellise pildi. See on nii kihvt pilt, mulle väga meeldib pilt. Alguses ma olin nagu pettunud, et mis sealt tuleb, aga kui ma seda pilti natukene aega analüüsisin, siis ma leidsin, et see on väga kihvt pilt. Lähme natuke lähemale ka, et siin me näeme ka tuttavaid nägusid siin selle juures, et tark linn juba tasakesi tuleb välja. Aga see pilt, keskaeg, tark linn, no mida? Et väga-väga keeruline. Aga see pilt, Kardemoni linna rahvas ja röövlid. Ma ei tea, kui palju teist on viimasel ajal seda näinud, kui mul on väiksed lapsed, et siis ma olen ikkagi, mul on see võimalus, ütleme niimoodi, seda korduvalt vaadata. See on päris tore etendus ja neil on üks väga vahva laul seal alguses. Nad räägivad nimelt sellest, et kuidas Kardemoni linn on selline linn, mida keegi ei tea, kuskilt on väike, aga seal on sisemine jätkusuutlik kontseptsioon sisse ehitatud juba 30 aastat tagasi. Nimelt, Kardemoni linnas ei ole autosid. Ja me teame, et auto on nagu kõige suurem vaenlane meile. Et Curitiba linnapea ja arhitekt Jamie Lerner on alati öelnud, et auto on meie kõige suurem vaenlane. Ta on selline tüütu külaline, kes kogu aeg trügib igale peole ja joob hästi palju. No seda bensiini kulutamise mõttes, on ju nii. Ja Kardemoni linnas ei ole mitte ühtegi autot, aga neil on ühistransport, neil on tramm. Ja siinkohas võiks öelda, et ega Keskerakond ei ole nagu esimene, kes tegi ühistranspordi. Siin on öeldud, et siin on tramm ja see sõit on täiesti tasuta. Nii et see kontseptsioon oli tegelikult enne. Ma ei tea, kas nad selle kopeerisid sealt või see tuli kuskilt mujalt. Nii, aga lähme nüüd selle pildiga tagasi suureks ja ma hakkan vaatama seda, siis tegelikult siin on need targa linna, nutika linna kontseptuaalsed lahendused tegelikult juba kõik olemas. Meil on siin poliitikat, on ju, meil on siin nii-öelda koostööd, uusi projekti algatusi, me kindlasti räägime sellest, et tark linn on ka pisut nagu roheline, kindlasti ei puudu sealt tehnoloogia, on ju niimoodi, ja me räägime ka planeerimisest, kaartidest ja muudest asjadest. Me oleme rõhunud inimestele, kes on õnnelikud selle juures ja me kindlasti püüame oma lapsi ja ennast ka koolitada nii-öelda järgmistele põlvkondadele seda tarku lahendusi. No loomulikult ja need kaks pilti siin sümboliseerivad seda, et me tuleme kuskilt, see on meie ajalooline taust, see on meie kogukond, meie ühtekuuluvustunne. Et mulle tundub, et see on täiesti rändam, mida Google selle pakkus mulle välja, aga nad juba tegelikult teavad väga hästi, mida me targa linnana tahame saada. Nii, skipime siit kiiresti edasi ja lähme tagasi kahe huvitava raamatu juurde. Minu ettekanne pealkiri Targa linna vastu ei ole üldse mitte originaalne, et see on tegelikult Against the Smart City laen, mida siis urbanist ja linnaplaneerija Adam Greenfield on siin kuu aega tagasi ilmutanud. See on hästi värske asi. Tema ei nimeta seda muidugi raamatuks, tema nimetab, et see on volding. Aga tal on mingisugune kindel tagamõte ka seal. See ei ole väga paks, on umbes 100 lehekülge ja nendest 30 lehekülge on allikaid ja viiteid. Nii et väga põhjalik analüüs targa linna vastu. Umbes samal ajal, võib-olla natukene varem, jõudis Anthony Townsend 400 leheküljelt targa linna raamatut ilmutada ja tema ka tegelikult rõhub suurtele andmetele, ta rõhub nagu sellistele positiivsetele häkkeritele ja see on ka väga huvitav lähenemine selle juures. Nii et seda Smart City mõtteviisi, seda tuleb ikka hästi suurtest kogustest peale. Kui me vaatame neid kaanepilte, mulle selline visuaalne analüüs alati meeldib, see on põnev. Kui siin me näeme lihtsalt, et meil on lihtsalt nutikalt ära kasutatud Smart City mõte koos siis selle linnastruktuuridega hoonetega, siis tegelikult siin on väga põhimõtteline kaanekujundus. See on see, millest Ülar enne tegelikult meile natuke rääkis sellest Apollo programmist, kus toimub juhtimine. Ehk meil on siin üks juht ja siin on meil ekraanid. Siin on meil järgmine juht ja siin on meil ekraanid. Ja tegelikult, kui nüüd kokku võtta, siis see ongi see, mida Adam Greenfield nimetabki targa linna vastu olemiseks. Ta on vastu sellisele tsentraalsele, kesksele, modernistlikule, teaduspõhisele, ratsionaalsele linnaplaneerimise võttele. See on see tuum, mis sealt välja tuleb.
ja ta kontsentreerib oma raamatus loomulikult uutele linnaalgatustele. Ja ta käsitleb oma raamatus siis 3 linna, Koreas Sondogo, Masdar Abu Dhabi juures ja siis planeeritav Portugalis Plan Meet Valley. Need on need juhtumid, kus me teeme linna nullist. Aga ma jõuan selle juurde natukene ka tagasi tulla. Võib-olla natukene selle Smart City terminoloogiat puudutaks ka natukene. Mis me siin näeme? See on siis professor Kiffingeri 2007. aasta katsetus sellest, et teha Euroopas keskmise suurustega linnadega targa linnade pingerida. Et ainukese linnana Eestis on Tartu selles pingereas esindatud, kuskil seal keskel ta asub. Ja nemad siis tegid sellise mõistete kaardi, kus nad siis lisasid põhimõtteliselt igasugusele linnas olevale protsessile, süsteemile, põhimõttele ühe sõna ette. Smart. Et mulle tundub, et see lähenemine on niivõrd häguselt lai, sest kui me lihtsalt igale tegevusele paneme ühe liite juurde, see ei tee meid kuidagimoodi targemaks või paremaks. See on puhas turunduskampaania. Ja tegelikult Kiffinger ise personaalses usutluses väitis ka tegelikult seda, et see ongi lihtsalt uus ajutine, see läheb mööda nagu jätkusuutlikkus, mis tuli hirmsa põmmuga peale ja nüüd on ta nagu devalveerunud. Me lihtsalt ise devalveerime tegelikult selle targa linna mõiste ära päris kiiresti, siis me liidame teda igale poole juurde ja lõpuks ta ei ütle meile enam mitte midagi. See on see hunnik õnnetust selle juures. Nüüd selle terminoloogia juures on selline huvitav küsimus, et me võime seda tarka linna nagu jagada erinevas võtmes igale poole. Kui ma Adami raamatu läbi lugesin, siis ma mõistin, et millest tema nagu räägib, on targa linna puhul pigem nagu selline roheline kast. Me võime selle nutika linna käsitlemise, kogu selle infotehnoloogilised suured andmed nagu suunata 2 suuremasse kanalisse. Üks on see, kus me räägime tõepoolest uute planeeringuotsuste tegemisest. Teaduspõhine linnaplaneerimine, complexity, kõik, mis tuli 60-ndatel, küberneetika ja muude kavalate asjadega juurde, mis vahepeal on muutunud kommunikatiivseks ja nüüd ta tundub selline uus või öelda neomodernistlik lahendus tuleb natuke nagu tagasi, on üks võimalik viis tarka linna käsitleda. Ja mulle tundub, et see teine viis on ka olemas. See on see, kus meil on igapäevase linnaelu korraldamine ja protsesside juhtimine. Ehk see ei ole seotud selles, et me teeme ruumis uusi ruumilisi otsuseid, me lihtsalt lisame mõningad sensorid juurde, teeme inimeste elu natuke mugavamaks, lõbusamaks, lisame mõningad võib-olla linnamängud sinna juurde sinna sisse. Me tegeleme millegiga sellisega, mis ei ole otseselt nagu ruumi planeerimine. Siin on mingisugune väike õhkõrn nii-öelda side ka olemas, et sõltub, kuidas seda käsitleda. Aga ma arvan, et tasub aru saada sellest, et see Smart City kriitika ja see, millest ka Adam räägib ja millest inspireerituna mina kui oma pealkirja panin, on ikkagi see side siin, et kas ja mis ulatuses me oleme võimelised tegema ikkagi uusi linnajagusid, uusi linnasid just sellesama suurte andmetest saadud analüüsi tulemusena. Millega ma olen väga poolt, on see sama, et me peame oma igapäevaelu lihtsate vahenditega paremaks tegema. Arhitektid teavad, millest ma räägin. Aasta 1924 arhitekt Le Corbusier pakkus välja siis oma suurepärase linna, mida ta tahtis ka Pariisi juures lakendada, kõik nagu maha tõmmata, Radiant City ehk siis nii-öelda kõrgustesse elamine, need mastaabid on siin grandioossed. Otseselt selline plaan ei läinud käiku, seal tema mõtteviisi juures on käiku löönud mitmeid projekte, mis on osutunud nii-öelda läbikukkunud selle juures. Ehk see on siis see koht, kus ruumi ja linna planeerimine muutus totaalselt, kus püüti hakata teaduspõhiselt lähenema. Huvitav aspekt on see, et Le Corbusier oli oma projekti sisse kirjutanud ka majandusliku tarbimise mudeli. Ta tahtis, et need asjad oleksid suured, pikad, et toimuks kulumine, et autod kulutaksid rohkem kütust ja kõik see asi toimutaks meie tarbimisühiskond edasi. Need analüüsid on hiljem nagu välja tulnud, need on päris põnevad selle juures. Aasta oli 1924. Aasta on 2006. Kes teab, mis pilt see on? Masdar City, täpselt õige. Et kui me vaatame seda 2 pilti nüüd kõrvuti, siis hämmastav sarnasus ütleb selle kohta. Hämmastav sarnasus. Et mis on vahepeal juhtunud, on see, et me oleme linna oluliselt paremini hakanud mõistma, kuidas need protsessid seal käivad. Me oleme aru saanud, et naabruskond on üks väga tähtis ruumi planeerimisühik. Me oleme aru saanud, et inimesi tuleb kaasata. Aga need mõlemad projektid on ehitatud kohta, kus ei ole inimest, kus ei ole omandiõigust, kus ei ole kultuurikeskkonda, kus ei ole mitte midagi tegelikult sealt. Ehk meil põhimõtteliselt räägime ühest küljest päris nagu eralinnadest. Et see on ka see, mille juures nagu tasub nagu väga tähelepanu uute algatuste juures on see, et kui suured tehnoloogiagigandid
hakkavad omama teatud tükke, no nii nagu see näide, et Volkswagen ostab lihtsalt parkimisplatse meil kokku ja siis hakkab järgmist teenust pakkuma. Lihtsalt mulle tundub, et see uus linnaplaneerimise võte on pigem nagu korporatiivne, et enam ei ole, ei arhitekt ise ei tee seda ka kogukond linn, vaid ta liigub suurte korporatsioonide kätte, kes teevad meist otsuseid ära. Aga need puudutavad uusi algatusi ja kui Rein ütles, et neid on Hiinas 300, siis me tegelikult räägime massiivsetest, väga suurtest algatustest, et nende analüüsimine, et kui hästi need õnnestuvad ja kui õnnelikud inimesed seal on, et see on kindlasti hästi huvitav. Kui Master Cityt otsima hakkad, siis tuleb jälle üks huvitav asi välja, et seal on probleemid, ei ole nagu minu väljamõeldis, vaid kui me hakkame otsima, siis väga sagedane otsimine ongi see, et mina otsin sellest Master City ja Google pakkus välja, et otsige Master City problems. Et seal ei tule see nagu ilus edulugu selle ees, vaid pigem me räägime nagu esimese asjana sellest, et mis võis selles piirkonnas nagu halvasti juhtuda. Aga räägime positiivsetest asjadest. Sellepärast, et kõik need algatused linnaruumis, mis ei ole enam nii suures massiivis, mis on väiksemad ja mis tulevad on valdpoolt ja kohalikult tasandilt, need on need põnevad asjad ja minu üks selline väide ongi see, et need on need, mis muudavad meie nutikamaks ja targemaks, need on seotud inimestega. Teised on ülevalt alla lähenemised, nii et see, mis IBM oma Smarter City programmi raames Rio de Janeiro on teinud, ongi see sama suur kontrollruum, kus linn saab väga teaduspõhiselt juhtida. Sellel on oma funktsioon olemas absoluutselt, et selles mõttes ma olen Ülariga nõus, et seal peavad olema inimesed, kes jälgivad teatud protsessi, eks sellise igapäevase elu korraldamine. Me peame ju linnas päris kiiresti reageerima häiretele, muutustele, looduskatastroofidele. Absoluutselt me vajame seda, aga kus ja mis ulatuses me saame planeeringuotsuseid sealt teha, seda me ei tea. Ma toon teile mõningad näited, mis selles uurimisprojektis ei kajastu. Sellepärast, et see meie uuringutöö oli väga konkreetse lähteülesandega 10 juhtumit üle Euroopa, eelkõige nagu Põhjamaade lähenemised selle juurest ja sealt pidime välja koorima siis nii palju targa linna lahendusi, kui me vähegi saame ja tegema sellest andmebaasi ja lõpuks need targa lahendused, 110 neid oli kokku ja need proovima siis siduda Rakvere targa linna kontekstiga. See oli selle uurimuste ülesanne, et me ei vaadanud sealt kaugemale, me vaatasime just nagu 10 juhtumit. Mida mina tegin oma töö juures siin, kuna ma olin selle projektis nii-öelda konsultandi rollis pigem, mina ei ole disainer, seda tegid ikkagi maastikuarhitektid, siis mina vaatasin just neid projekte, neid üksikuid projekte, mis on iseenesest nagu nutikad ja põnevad, aga mida me nendest juhtumitest kätte ei saanud. Et ühest küljest on ka see töö teatud piirangutega. Hello Lamppost Bristolis oli väga kiht programm või väga kiht projekt, et ta oli nagu kampaania korras tehtud, ta viiakse nagu järgmisse linna, minu arust ta vist läks nüüd Brasiiliasse. See oli see, kuidas igale linnaruumis asuvale mööblitükile, elutule parkimiskellale, postidele, igale poole, mis oli linnas nummerdatud süsteemiga, anti väike tehnoloogiline võimalus, integreeriti sinna natukene tarku lahendusi, et kui sa temast mööda läksid, siis ta reageeris, ütlesid, kuidas sul täna läheb. No kui sul lambipost hakkab õhtul küsima, kuidas sul täna läheb, et siis sa võib-olla tahtki talle sõnumi saata, et mul oli õudselt jube täna tööpäev või mul läks maru hästi. Või parkimiskell küsib, et kuule, mis sa seal taga näed, et ma olen ühele poole vaatan, ma ei näe, mis seal on. Inimesed saatsid talle sõnuma, mida nad näevad. Inimesed saatsid oma mälestusi, inimesed vastasid nendele linnamööblile selle, milline emotsioon neil oli, millised lõhnasid nad tundsid. See oli jube hästi vastu võetud projekt. Ja need sõnumeid, mis sinna tuli, see on hästi palju. Kogu see projekt Hello Lamppost on veebist kätte saadav koos inimeste kommentaaridega selle juures. Mitte mingisugust nagu funktsiooni sellel ei olnud, aga ta oli lihtsalt teeme ühe linnamängu ja teeme selle asja nagu põnevamaks seal linnaruumis, et üksi kui me oleme. Sest mul on tunne, et see, mida me siin pildi pealgi näeme, ongi see, et me oleme ühtepidi hästi nagu vajame seda sotsiaalset tuge igatepidi, aga me oleme oma nutiseadmetesse ära eksinud, nii et kui me satume kuskil avalikus ruumis pargis kokku, siis me tegelikult upume oma nutiseadmesse ära. Me võib-olla asume juba kuskil teises maailmas. Me elame ühtepidi nagu virtuaalses maailmas, aga me vajame mingisugust füüsilist maailma ümber. Nii et see proovis hästi ära kasutada seda efekti. Helsingis Urban Flow Project, et see on seda meie projekti sisse pandud nutikas infotahvel, kus sa saad kasutada, sa võid tulla oma nii-öelda selle rumaltelefoniga sinna, sul ei pea seda üldse olema, sa võid turistina tulla, sul ei pea internetiühendust olema, aga sa saad tõepoolest täpselt samamoodi nagu nutitahvlit kasutada, zoomida, minna, otsida, näha, millised objektid asuvad teatud jalutuskäigu kaugusel ja nii edasi. Väga nutikas lahendus. Serbia.
Poisid, kes selle tegid, olid hästi noored, kas nad siis vahetult keskkooli lõpetanud, juba ülikooli nagu sattunud ja nad ütlesid, me näitame ka maailmale, et paneme Serbiaga kaardi peale, me oskame ka midagi teha ja Serbias toimub ka innovatsioon. Nad tegid sellise laadimisjaama, kus on avalikus linnaruumis täiesti tasuta süsteem, keskel on akud, üleval on paneelid ja siin on hunnik igasuguseid juhtmeid küljes, et kõik saavad laadida. Selline kogunemise koht. Sain mitu Euroopa Liidu auhinda ka selle eest, kui niisuguse huvitava innovatsioonilahenduse eest. Jälle, väga lihtne asi, paneme ta linnaruumi püsti ja siinkohas me üldse ei pea rääkima sellest, et meil on niisugune modernistlik ülevalt alla lähenemine, vaid see on just alt üles lähenemine, need on ilusad asjad. No nii, kui me nüüd hakkame vaatama, kui palju meil on teid ja kui rumalad need teed on, siis alge oleks ka teed targemaks teha. Mitmed projektid püüavad proovida meie teed teha nutikamaks, integreerida sinna erinevaid kihte sinna sisse, lõpuks ka LED-valgustused, et meie rajad oleks ilusasti nähtavad, vastavalt ilmastikuolule muutuvad ja nii edasi ja toodaksid ka veel energiat. Igasuguseid katsetusi selle baasil nagu tehakse. Need, kes selle projektiga tegelesid Ameerikast, nemad mõtlesid, et lennukites on need mustad kastid ja need peavad ikka jube heast materjalist tehtud olema, kui lennukid nagu maha põlevad ja pooled. Et järelikult meil peab olema materjali, mida võiks ka tee peal kasutada selleks, et nagu seda tehnikat edasi viia. Nii et prototüübid hakkavad juba tekkima. Mõned asjad on ka valmis, et George Washingtoni ülikooli juures on ka selline katselapp maha tehtud, see on nüüd jalakäijate jaoks, kus on siis integreeritud paneel, valgustus ja aku, nii et päeval ammutab ta energiat, öösel ta näitab meile valgust selle juures. Nii et meil on ka selliseid lahendusi, mis tulevad puhtalt tehnoloogiast. Jaapan, tore koht, hästi tihedalt rahastatud koht, nii et seal on väga keeruline sellist Kopenhaageni, Amsterdami moodi linnaruumi tekitada, kus jalgrattad üksteise otsas on, lihtsalt seal need ei mahuks kuidagimoodi ära. Ja nemad mõtlesid välja, et nad teevad jalgrattaste parkimise jaoks sellise lifti, et sa viid oma jalgratta sinna, kinnitad sinna külge, paned tõenäoliselt mingi kiibiga selle asja tööle ja siis ta läheb alla maa sisse, nad on iga suure lifti sinna teinud ja need jalgrattad ilusasti pargitakse ära, linnaruum on ratastest ilusti vaba, jube ohutu, ükski pikanäpumees sinna alla arvatavasti ei julge minna, et seda ratat kätte saada, nii et mitu asju ühe hoobiga. Muidugi Kopenhaageni puhul ongi minu arust efekt see, et nad on seal. Sa näed, et neil on seal, neid kasutame, see annab nagu positiivefekti, siin on see kõik ära peidetud, nagu seda ei oleks. Kõik, mis ma eelnevalt nimetasid, olid nüüd puhtalt tehnoloogilised lahendused targas linnas, aga meil on ka hulk selliseid lahendusi, mis on teenusepõhised. Minu arust see on see, mille peale kogukonnad saavad väga lihtsasti oma väikeste lihtsate vahenditega tulla, et tehnoloogia on keerulisem, see on kallis, aga mis puudutab siis nii-öelda IKT-d ja neid teenuseid, see on nagu kättesaadav. 7 näidet, mis ma üles korjasin, mis mulle tundusid päris põnevad olevat, Don't Eat New Yorgis. Seal juhtus selline lugu, et linn otsustas teha avalikult kättesaadavaks hulk andmeid ja nende seas ka nimekiri nendest toitlustusasutustest, kes on tervisekaitse hügieeni nõuetest trahvi saanud või hoiatusi saanud. Noored poisid korjasid selle üles, tegid äpi. Nii et nüüd sa saad vaadata, kas see toidukoht on trahvi saanud hügieeni eest olnud, sinna ma ei lähe. Nii et väga kiiresti kogukond alt ülesse poole reguleeris ära, millistesse söögikohtadesse me läheme, kus on hügieeninõuded täidetud, kus mitte. Ja väga lihtne. Ainuke eeltingimus oli see, et need andmed on visatud avalikuks. Kui seda ei oleks tehtud, siis seda ei saaks teha. Ja ma arvan, et see sama, mida data mining oli Ülar nagu ennem rääkis, et see ongi see koht, et me teatud juhtudel ei oska ise sõnastada probleemi. Meil on jälle kordselt palju vastuseid ühtepidi nendes andmetes sees, aga me ei oska võib-olla küsimust hästi vormistada. Et see data mining on tegelikult nagu üks võluvits, millega tasuks väga tõsiselt tegeleda. Cycle Atlanta tehti nutilahendus, kus on jalgrattateed. San Franciscos tehti jällekordselt nutiseadmele lahendus, kus asuvad siis toredad lastega veetmise pargid ja kohad, kus on ohutud ja nii edasi, et kui sa saad lapsega kuskile minna ja linn on suur ja sa tahad uut kohta otsida, siis sa saad selle väga kiiresti kätte. Londonis lähtuvalt transpordi andmetest tehti siis väike rakendus, mis reaalajas näitab siis kogu selle ühistranspordi graafikut, liikuvust, mis jääb ära ja kus midagi on. Nii et reaalaeg oli seal see võtmesõna. Boston, väga kihvt lahendus, The Street Bump. Meil on alati probleeme sellega, et kus on tänavas augud ja millised tänavad peaks nagu ennem lappima, mis läheb õudseks nagu kemplemiseks selle üle, et kes siis otsustab, milline kvaliteet ja kes läheb pärast mõõtma. Nad tegid kavalalt. Igas nutirakenduses on mingisugune sensor sees, on ju. Et siis osad inimesed, kes liitusid programmiga, panid oma autos selle sensori käima, saatsid keskseadmesse siis kuskile serverisse andmeid, kui palju raputab.
ja need tänavad, mis raputasid rohkem, need läksid suurema prioriteediga remonti. Nii et me kogume nagu inimestelt seda tagasisidet, me ei pea igale poole andurid panema, vaid me võime ise andurid olla. Et minu arust väga geniaalne projekt. Philadelphias väga kihvt projekt, ma olen ise selle peale tükk aega mõelnud, et ma tahaksin ka sellist sarnast asja saada. See oli see, et linnad on suured, nad võtavad väga palju õiguslikke otsuseid vastu, mis tõenäoliselt sind ühel või teisel viisil võivad puudutada. Aga kuidas sa teada saad, et see on? Sa pead alati info juurde minema. Uus mõtteviis on see, et info peab tulema meieni. Ja nad tegid sellise rakenduse, et sul on võimalus teatud märksõnadega tellida endale otsuseid, mis puudutavad kuidagi mingilgi viisil sind. Kas see nüüd geograafilisel baasil tehti või see on mingite märksõnadega lahendud, aga point on selles, et sina teed hommikul oma seadme lahti, vaatad, kas linnast on mingisugust ähvardavat nagu otsust sinu vastu või sinu huvide vastu nagu vastu võetud. See info tuleb sinuni, lihtsalt me ei jõua enam infoni minna, nii et kõik need uued rakendused peavad olema niipidi. Nii et need ettevõtted, kes teevad omale kodulehekülje ja panevad sinna uudised üles, et no nii ta ei toimi, see kodulehegi info tuleb kuidagi läbi sotsiaalmeedia viia selle inimeseni, kes on see huvitatud. See on see uus mõtteviis, ainult niipidi need asjad töötavad, infot on liiga palju. Viimane Philadelphias on väidetavalt 3000 erinevat linnas paiknevat seinamaalingut, ehk see kunsti hulk on seal väga suure hulgaga ja mõned inimesed võtsid kätte, nad kaardistasid kogu selle krempli seal ära, nad panid sinna oma lood juurde ja tegid jälle rakenduse, kui sind huvitab nagu linnakunst või kunst linnaruumis, siis sul on võimalus väga kiiresti tutvuda nende põnevate kohtadega, saada sealt rohkem informatsiooni. Nii et sa mitte ei näe seda pilti, vaid sa saad selle kohta ka lisainfot. Nii et see teenusepõhine lähenemine on nüüd tehnoloogilisele lähenemine, see täiesti nagu teistpidine lähenemine, aga see on lihtne ja see toimib alt üles. Nii et ainuke, mis peaks tegema, on need andmed, mis meil igal pool, serverites igal pool on, kuidagi võimalikult kiiresti, hästi lihtsalt avalikuks teha. Et minu arust oli see, kas siis Chicago võttis jälle kordselt, näeb tohutult vaeva, kuidas teha sellist nagu ühtset protokolli, kuidas need andmed, mis meil on siin kuskil serveris, kuidas nad oleks hästi lihtsasti nii-öelda progejatele nutirakenduste inimestele vastu võetavad. Ja kui me õpetame ikkagi lastele järgmise universaalse keelena programmeerimist, siis ma usun, et see hüpe, mida me tegelikult nagu ootame hirmsasti nutikaks minemises, et see on päris kiiresti käes. Kokkuvõtvalt mõningad punktid, ma arvan, et see modernistlik planeerimine kukub läbi lähtuvalt sellest, et milline on vana ja kogemus. Siin võib olla aga selles, et kui Le Corbusier omal ajal tegi seda iseseisvalt ja üksinda, seda mõtteviisi disainis selle Radiant City, alates selle suurtest mõõtmetest hoonetest kuni kraanikausini välja, kuidas sa peaksid elama. Et siis nüüd me oleme võib-olla mõtteviisist muutunud, me oleme tegelikult palju paremini aru saanud linnaprotsessidest. Aga ma kujutan ette, et see komplekssus on ikkagi veel nii suur, et me vist ei suuda ikkagi panna inimesi elama oma reeglite järgi, et see peab tulema kuidagi moodi teistsugusel viisil. Ma kardan, et see siiski kukub läbi, aga ma arvan, et 300 hinnalinn on ühtepidi nagu selliseks indikaatoriks, aga võib-olla need hinnased on nii leplikud, et nad elavad ükskõik kus nad saaksid, et see on nagu teine asi, võib-olla peaks küsima ikkagi nagu Euroopa inimeste käest. Avatud andmed ainus võimalus innovatsiooniks arenguks on see, millele ma enne just nagu viitasin. See on väga tähtis asi. Ja valitsejad tõstku teadlikkust, ehk seesama efekt, et kui ikkagi linnavalitsus ütleb, et meil on avatud andmed ja ta teeb mõningad projekte, näitab, et kuidas neid saab kasutada, siis lõpuks see jõuab ka inimesteni, inimesed lihtsalt hakkavad neid üles korjama, kellel on selline nagu mõte olemas. Et seal saaks seda data miningut teha. Et kõik targad lahendused ei ole universaalsed, et võib jääda mõnes kohas nagu petlik mulje, et kui me kaardistame terve maailma targad lahendused ära, siis me võime panna sellise nagu teenuspaketi kokku ja me saame seda nagu väga hästi müüa. Teatud ulatuses me saame seda teha, teatud konsultatsiooni tasemel on see tõesti võimalik, aga lõpuks hakkab mängima ikkagi kohalik kontekst. Hakkab mängima see kultuuriruum selle juures, et nagu eelmine näide oli seal, et Iisraelis on päikesepaneelid, aga Californias ei ole. Et fundamentaalne lähenemine, geograafiline paneel üks. Et kontekst on hästi oluline. Mis on huvitav see, et tark linn ei tähenda tingimata säästlikku ja tõhusat linna ju. Et meil võib jääda nagu petlik mulje, et see nii on, tegelikult see ei ole. Võtame näiteks sellise lahenduse nagu parkimise abi. Et linnas ei leia parkimiskohta üles, siis on tehtud hulk nutikaid lahendusi, kuidas siis saada väga kiiresti leida omale hea parkimise koht. Mida selline rakendus teeb? See teeb teie elu mugavaks, see teeb parkimise lihtsaks ja see teeb auto kasutamise lihtsaks. Kui midagi on tehtud lihtsaks, siis seda kasutatakse. Kui te tahate jalgrattasõitu tutvustada, et seda rohkem kasutaks, siis tuleb jalgrattasõitmine teha lihtsaks. Ei tohi olla keeruline. Aga kui me teeme auto kasutamise lihtsaks, siis kasutatakse autosid ju rohkem.
Nii et see tundub nagu töötab vastupidi. Me teeme parkimise lihtsaks, see tähendab seda, et me tahamegi parkida rohkem, aga teeks vastupidi, teeme parkimise raskeks, teeme ummikuid rohkem. Mulle tundub, et siis ta töötaks teisipidi, aga see ei tööta kuidagi ei poliitilisel tasandil, ei inimservalikkuse tasandil ega kuskil mujal. Meil tundub, et meil on mingi ajutine lahendus. Elektriautod ei ole ka tegelikult mingi lahendus, sest auto iseenesest on probleem, teda hoida, parkida, toota ja nii edasi. Aga meil ei ole ka muid paremaid lahendusi praegu sellel hetkel. Nii et ühtepidi tark linn ei pruugi tähendada üldse nagu seda säästvat nutikat linna, sest see lahendus võib tulla kuskilt mujalt. Tehnoloogiaettevõtted, suured gigandid, Cisco, IBM, Google, nad kõik tegelikult lähtuvad oma ärihuvist, tehes meie elu mugavamaks ja paremaks. Nemad ei mõtle selle peale, et see võiks nagu jätkusuutlikum olla. Ma arvan, et see valitsemine peaks välistama need nutikad rumallahendused, ehk nutikad rumallahendused, et mis nende hulka kuulub, et sellest võiks nagu pikalt rääkida. Aga ma arvan, et seal on just see, et linnal, oma valitsusel on planeerimise monopol ja ta peaks proovima suunata seda teisel viisil. Planeerimist tuleks ehitada siis haldusest seesama mõttekäik, et me teeme linna planeerimist ja samal ajal korraldame seda linnaelu igapäevaselt, et sealt tuleks selline eristus välja tuua. Nüüd see haagib ilusasti kokku nüüd nende teadusliku planeerimiste ja asjadega, et ükskõik kui palju andmeid meil on, meil ei ole kunagi piisavalt palju neid ja ülevaade nendest komplekssetest protsessidest linnas ei ole ka piisav. Ja minu arust oli Albert Einstein, kes just ilusti, et mis ta oli tema, ma võin sassi muidugi ajada, et kõik, mis on oluline, ei pruugi olla mõõdetav ja kõik, mida me saame mõõta, ei pruugi olla oluline. Ja et me ei suuda ikkagi seda kogukonna nähtust nii põhjalikult analüüsida ja kaardi peale panna selleks, et ütelda, et nii on õige elada. Me saame teatud ulatuses seda teha ja me ei saa prognoosida, sest me seda tulevikku mitte kuidagi ette ei näe, aga me saame ainult simuleerida. Me saame pakkuda välja erinevad alternatiivseid variante, aga nii palju, kui on malelaual malendeid ja kui ühtegi avangut ei ole veel tehtud, siis lahendused on lõputud. Ja iga käiguga muutub see situatsioon ja olukord. Ja uus strateegia, jälle me peame muutuma. Mulle tundub, et linnades on täpselt seesama malemäng. Tuleb uus tehnoloogia, tuleb uus kogukond, uus kultuur, uus mõtlemine, jälle tuleb strateegia ümber teha. Et sellist eesmärki, mis on väga spetsiifiline ja paika pandud, meil ei õnnestugi seda panna. Et siinkohas Maaülikooli professor Simon Bell ütles väga ilusasti 2 kuud tagasi rohevikukonverentsil, kus me rääkisime rohelisest planeerimist, ta ütles, et mitte see eesmärk ei ole tähtis selles kauges punktis, vaid see suund, et me liigume sinna enam õigesse suunda. Ja mulle tundub, et see kogu see rohemajanduse suund, kus me püüame teha asja mõistlikult, säästlikult, on hea. Aga me ei tea, kus see punkt on, kui palju me võiksime tarbida energiat mingisugusel hetkel tulevikus, sest see on nii dünaamiliselt ja muutub. Kogukonna kaasamine on hädavajalik selleks, et need kohad, mida me teeme, oleksid ikkagi tähenduslikud, et see on fundamentaalne. Ja naabruskond on linnaplaneerimisühik, ei ole mingisugune administratiivne piir või juhuslikkuse alusel kujunenud mingisugune kvartal või mida on vanatel aegadel käsitletud, ja naabruskond on iseenesest nagu selline suurus, mis on iga kord kontekstist nagu sõltuvalt muutuv, aga seda tuleks ikkagi määratleda ennem, kui hakata sinna pakkuma ka anduritest lahendusi välja. Linna saab paremaks teha vaid selliste väikeste kohalike algatustega. Sellised suured kampaaniad omavad rohkem sellist marketingi tähendust kui nii-öelda sisulist saavutust. Tõhusus ei ole kindlasti parim indikaator selle juures, sellepärast, et meil on vaja ka selliseid hooneid, mis on meie jaoks sümboolsed, märgilised, meie vanalinn on tähtis, me ei suuda seda kunagi sama tõhusaks ajada nagu passiivmajad, see on võimatu, lihtsalt me ei saa seda teha, aga meil on tähtis, et see vanalinn on olemas. Aga mis me siis teeme? Kas nemad, kes seal elavad, peavad siis ise oma taskust kinni maksma selle, võib-olla me peame hakkama neid toetama, et nad vanalinnas üldse elaksid ja maksaksid selliseid suuri arved näiteks. Siin on need mitmed nagu kaalumise kohad, et see tõhusus ei ole alati see näidik, mida me tahame inimesena saavutada. Me lõpuks oleme ikkagi natuke teistmoodi üles ehitatud kui robotid. Targad lahendused peavad toetama linnaplaneerimise põhimõtte. Jane Jacobs 61. aastal välja antud raamat, kus ta Robert Mosesega New Yorgis võitles hirmsasti selleks, et olemasolevad kogukondi lihtsalt ära ei hävitataks. See sama mõtteviis on tegelikult juba mitukümmend aastat vana. Kõik need nutikad lahendused peavad toetama mitmekesisust, peavad toetama segakasutust, ja need on need ühikud, mida ta peab toetama. Kui ei tööta, siis ta töötab vastu sellele. Ja lõpetuseks mulle tundub, et selle Smart City artikulatsioon, see sõnastus, millest me ikkagi räägime, see on ülitähtis selle juures. Sest me mõistame selle Smart City juures hästi palju erinevaid tähendusi. Üks räägib puhtalt infotehnoloogiast, teine räägib võib-olla kogukonna kaasamisest selle juures. See on nii suure diversiteediga, et alati on mõistlik ikkagi küsida, et millest me siis ikkagi räägime, kui me räägime targast linnast.
nii et paar tarka linna lahendust siia veel juurde, mis ei ole nagu nutikad, et see aitab meil nii-öelda vihmavarju saada. Siin meil on mugav istuda, kui meil siin pinki ei ole. Üks asi veel. Kui te nägite seda esimest slaidi, kus oli see kaldtee tehtud, oskab keegi pakkuda, kuidas saaks selle kaldtee teha nii-öelda infotehnoloogiliselt, elektrooniliselt nutikaks, et mis sellega teha saaks, et ta oleks nutikam? Nutitekstiil hakkab looma. See asi võiks päikest koguda ja meil öösel valgust anda, on ju nii, mida veel võiks teha? Mingisugused andurid, mis mõõdavad, kui palju inimeselt üle läheb. Me saaks juba andmeid selle kohta, kui suur on tema kasutus, on ju, me saame mingisugust otsust teha. Juba läks nutikamaks. Ja kui paneksime talle mingi võnkegeneraatori sinna sisse, et kes sealt üle astub, ta tekitab veel elektrienergiat. Juba läks veel nutikamaks. Ma kujutan ette, et nüüd te tõstaksite rohkem käsi üles, kui ainult selline puhtmehaaniline ja staatiline selline lahendus. Nii et meil on seda potentsiaali kui palju. Nii et aitäh kutsumast Tarkverre, kes soovib minuga ühendust võtta, siis palun, tänan kuulamast ja küsimustele saab siis võib-olla hiljem vastata. Aitäh!